Mina olen tulnud siia Hiiumaale ju, kui ma olin 22-aastane, 22-23 aastane, siis ma tulin Lauko kooli õpetajaks ülikoolist, kus ma õppisin bioloogiat Tartust. Aga Tartusse ma läksin siis Tallinnast, kus ma kasvasin Pääskülas. Isa oli agronoom. Nii et see oli selline nagu pool maaelu tegelikult meil huvitaval kombel. Me elasime seal linnaservas, aga isa töötles majandites ja siis meil oli alati see kapsamaa seal kolhoosi maal ja kartulimaa ja igasugused maad. Ja käis üks selline maa harimine ja see oli nagu töö lapsepõlves. Peale selle veel oma aed seal ka. Et ta selles mõttes oli jah selline kummaline ja kahe vahel elu või õieti kui linnas me ei käinudki või tähendab öeldi, et lapsed linnas ei käi. Ma sain iseseisvalt Tallinna linna peale, kui ma olin, ma ei tea, 10-12, siis ma võtsin kätte ja läksin sinna, sõitsin rongiga ja bussiga ja ekslesin seal ja sain hakkama. Mingid siis tekid mingid ringid ja asjad ja kus käia. Aga sinnamaani ei, käisime tädil onul külas, kes elasid seal kuskil linnas, aga sõitsime autoga ja ma ei teadnud sest Tallinnast enne midagi rohkem, kui see Pääsküla Nõmmeserv metsa ääres, see oli meie see maja, seal oli täiesti metsa ääres, metsa lõpus kohe raba ja mets ja kus sai suusatamas käia ja selline loodus ühesõnaga, aga kuidagi mul ikkagi oli nagu igatsus läbi lapsepõlve, vanaemaga rääkis sellest maaelust kuidagi, sealt oma sellest talust ja mind kuidagi huvitas see, et päris sellist maakohta meil ei olnud üldse. Sest need kohad, kust need vanemad pärit olid, need olid kõik ära võetud ja läinud ja põlenud ja lammutatud ja seal ei olnud midagi. Et see oli niisugune unistus jah, nagu päriselt maaelu elamisest. Ja hoopiski ei käinud kuskil saartel, see tundus eriti põnev, siis juba see looduse huvi ja linnud ja taimed ja asjad ja siis muidugi hakati saarte vastu huvi tundma. Et see saarte igatsus tuli veel lisaks. Selle raamatutega tegelikult suur murrang oli see, kui ma, võib-olla isegi esimene oli see, et meil oli ka koolis raamatukogu. See oli Tallinna 29-8-klassiline kool, Leegi tänaval väike kool. Aga umbselt lapsi täis topitud, 40 klassis ja üks paras segadus oli seal. Aga mingi raamatukogu seal oli ja sealt sai raamatud, mida me kodus ei olnud. Need ma siis lugesin. Ja siis järgmine etapp oli see, et ma avastasin, et seal nurga peal, Pärnu maantee nurgal ühes vanas majas oli ka Kivimäe raamatukogu. Ja siis ma hakkasin seal käima, see oli eriti põnev, seal oli ikka palju raamatuid juba ja neid sai koju tassida. Et siis ei olnud enam raamatu puudust üldse olemas. Ja ma ei tea, ma arvan, et ega kas keegi nii väga peabki seda kirjandus või raamatu armastust nii väga süstima, et kui see huvi asjade vastu ikkagi mingil määral on kaasa sündinud või inimeses sees olemas ja kui sa vähegi saad kätte selle oma huviobjekti küll sa siis sa juba leiad neid võimalusi, et sellega edasi minna. Kus see loodushuvi tuli lõpuks, kes sedagi oskab öelda, kindlasti oli mingi osa sellel, et see mets seal juures oli ja isa nagu tundis, isa oli jahimees ja üleüldse ikkagi teadis, ta oli algselt jäneda selle põllu kooliharidusega ja siis veel EPA agronoomia, nii et taimed ja asjad ja ta ikkagi neid tundis ja nagu õpetas ka ja
ja siis ma käisin loodussõprade majas hoolega ka põhikoolis ja tegin seal igasugu teaduslikke treid juba ja sain selle eest auhinna, sõitsime Krimmi. Ma olin siis 7. klassis, see oli väga põnev. Selline esimene kaugem reis kevadel lõunasse, see oli väga elamuslik reis, nii et ja siis sellel ajal ma hakkasin ka ise käima nagu kaugemal looduses kolamas. Sõitsin rongiga Mustjõele, mis on seal Aegviidu, enne Aegviidut üks jaam. Ja siis käisin seal metsas matkamas vahel jäin ka ööseks ja põhikooli lõpus juba. Ema pärast rääkis, et ta nüüd hiljem mõtles, et kuidas ta mind ikka lubas niimoodi minna üksinda, aga need lubas, et kuidagi ma ütleksin, et vanemad nagu eriti ei suunanud, aga nad olid väga tolerantsed või kuidagi nagu ei öelnud ka ei naljalt. Ma sain osta endale ka mingisuguseid kaameraid ja binokli ja selliseid asju, et selleks nagu anti raha ja seda ei keelatud ja raamatuid ei keelanud keegi ostmast. Mis peale selle, et muidugi pidi ikkagi seda põllutööd tegema suvel. Selle pidi ära tegema ja siis sai minna matkama. Aga see bioloogia eriala tegelikult ikkagi ei olnud minu eriala tagantjärele öelda. Õieti ma teadsin seda juba ülikooli minnes, aga ma justkui ei osanud ka midagi targemat valida või need võimalikud valikud olid, ütleme nii, et mingil ajal ma võib-olla südamest oleksin tahtnud minna üldsegi näitekooli Lavakasse. Ma tegin ka teatrit juba põhikoolis ja see mulle tohutult meeldis ja tuli ka välja ja oli nagu selline miski, mis oli tõesti kirg. Aga see jäi ka nagu sinna paika natuke ja mul ei olnud seda julgust ega sellist nagu enesekindlust, et üldse keskkooli lõpus ma isegi ei kaalunud seda, et ma sinna nüüd läheksin, see tundus nii võimatu, et kes mind sinna võtab ja ega ma ei, tagantjärgi on võimatu öelda ka seda, et kas see nüüd oleks, isegi kui oleks sinna saanud, et kas sellest oleks midagi tulnud, et minu püsimatust arvestades ma kindlasti oleksin sealt teatrist ka kadunud väga ruttu. Ei oleks kannatanud seda, et ma pean tegema mingid osi, mida ma ei taha teha ja see teatrivärk on ka teistpidi. Nüüd ma olen seda näinud seestpoolt. Ja ta on endiselt olnud väga erutav, ma olen saanud ka isegi kaasa teha ja päris lava peal ja see on tõesti, mis mulle meeldib, aga jah, ma ei tea, kas terve elu seda tööna teha, ma ei kindel, et see oleks kah just see olnud. Ja sellised kirjanduse poolsed erialad, sest mingid luuletusi ma ka kirjutasin ja kõik see, mis siis oleks olnud eesti keel, see tundus sellel ajal ka need humanitaaralad olid ju ideoloogilised ja seal seda punast ja mõttetut oli kuidagi palju, et mis ma sellest, ja ma arvangi, et ega eesti keelt küll ei oleks tasunud õppida. Et kui siis võib-olla mingit võõrkeelt, aga kes sellel ajal neid võõrkeeli õppisid ja ma ei olnud ka mingit erikoolis käinud ja polnud sellist ettevalmistust. Kuidagi meil kodus ka ei olnud seda, see hariduse püüdlus oli küll, aga need vanemad olid selles mõttes tagasihoidlikud, et nad ei osanud nagu üldse seda süsteemi ära kasutada igatepidi, mingeid tutvusi neil ei olnud ja midagi kuskil tutvuse kaudu ei saanud ja et nüüd last panna kuskile või suruda kuskile mingisse paremasse kooli, see neil ka nagu pähe ei tulnud. Ma alguses olin seal elukoha järgses ja siis läksin, kuhu ma ise heaks arvasin ja midagi, mingit sellist ekstra haridust nagu ei olnud selja taga. Ja need võõrkeeli erialad ka, kes seal käisid, sellel ajal need räägivad, et see oli ka üsna siuke algeline lõpuks, aga ühesõnaga ei, see bioloogia haridus lõppkokkuvõttes ma olen sellega rahul. Ja ma arvan, et isegi kui ennast kirjanikuks pidada, siis see võib-olla on päris hea, et see haridus on
noh, ütleme ikkagi reaalharidus mingil määral. Ta on reaalharidus suuresti. Seal, ütleme, ülikoolis ikka suur osa oli selline keemia, füüsika ja matemaatika isegi. Et noh, õppida nüüd kirjandust selleks, et hakata kirjanikuks, ma arvan, et see ei ole, noh, seda võib teha, aga see ei anna midagi erilist, et ega kirjanikuks kuskil ei